Tere, olen Auli ja teen teile siin siis täna veel ühe ladumise video, mis siis puudutab novembri viimase nädala energiaid. Millegipärast ma sain märke, et ma pean seda tegema, kuigi ma olen teinud ju november 2025. Aga okei, teeme siis ära ja vaatame, mida siit siis tuleb. Nädalate kaupa tavaliselt ei tee, aga olgu. Tegu on kollektiivse energiaga ja kollektiivse ladumisega, mis ei pruugi kõikidega resoneeruda. Ärge pange ennast klappima, ärge pange ennast siia vägisi, kui ei resoneeru, pange video kinni, minge edasi. Siia tuleb neid taarladujaid nagu seeni pärast vihma. Ja nii, et siin on valikuid küll ja küll, nii ingliskeelseid, venekeelseid, mida veel iganes. Ja kui te soovite eraladumist, siis minu meiliaadress on siin selle video all ja kirjutage julgelt ja võtke ühendust. Vaatame siis, mida toob meile novembrikuu viimane nädal. Nii et 30. novembril pühapäeval hakkab siis juba esimene advent ja liigume nüüd vaikselt siis sinna jõulude poole. Ja ega kaugel ei ole ka enam aastavahetus. Nii et nii see on paraku. Ja vaatame, millised energiat siis meil on. Et võib-olla siit siis selgub, miks pärast siis ladumine nagu pidi tulema. Ja siin selles viimases nädalas on sellist kiirustamist, hästi kiiret sellist energiat, nooruslikku energiat, alates baasist kuni siis rüütlini, kes siis istub seal selles valgel hobusel ja hästi tormab. Väga paljud saavad ka mingid sõnumid, sest nii mõõgad kui ka poisid on ka kommunikatsioon, sõnumid, kuid samas võib-olla on see väikeseks hoiatuseks, et liigne tormamine lõpuks viib seisakuni ja osadel inimestel on tegelikult juba pikemat aega, kaasa arvatud tegelikult ka mina. Tegelikult kõik toimub igasugustel üritustel, olen siin käinud, aga mul on ikka selline tunne, et kõik seisab nii paigal. Et võib-olla need nihked tegelikult toimuvadki, aga me ei saa neid aru ja me ei saa neist aru. Ja et liigne tormakus, hästi vastandlikud energiat on nüüd selles novembrikuu viimases nädalas. Siin on hästi palju tormamist ja hästi palju paigalseisu. Ja üks ikka parimaid kaarte tuli siia lõppu. Kellegi uksest astub sisse küll täiesti uus armastus, keda te olete ilmselt oma seisakutes võib-olla väga kaua oodanud. Ja kuna siin on ka karikate poiss ja karikate 2, siis armastuse energia on nüüd sellel novembrikuu viimasel nädalal küll ikka väga õhus. Tuli meile siin ka üks suure arkaani kaart. Kirge on kellegi ellu, poisid, pöörake ringi, tüdrukud, pöörake ringi, ühesõnaga, kui vaatavad meid poisid, eks ole. Kellegi ellu tuleb nüüd küll, kui see tuli nüüd sauade kuninganna tuli karikate 2 alla, siis kellegile tuleb armastus, tuleb kirg, täht, mis hakkab lõpuks tegelikult mingit valgust näitama. Täht näitab tegelikult, tähed taevas on ju tegelikult alati valged ja neid on seal nii palju, aga
mingisugune tasakaal saabub kellegi ellu ja ta hakkab taas nägema nagu oma elus võib-olla seda valgust ja seda tähevalgust ja see on nagu ka hästi oluline sõnum nagu sinna. Samas toob nagu see illusioon tegelikult. Need 7 karikat on siin täis, et võib-olla kui tuleb see armastus ja tuleb see inimene toob armastuse, siis väga raske on seda öelda, ärge laskuge nendesse illusioonidesse, eks ole, sest kui me nendest illusioonidest välja tuleme ja me paneme selle illusioonide ukse kinni enda järgi, siis see reaalsus seal väljas võib olla ikka hoopis midagi muud. Nii et ma loen seda hoiatuskaardiks, palun ärge laskuge just oma suhete alal liialt palju illusioonidesse. Siin on väga palju erinevaid karikaid, nii et see nädal tuleb väga palju selline erinev ja need energiat ja mõjud võib-olla lähevad ka detsembri nädalatesse, aga praegu on siin ja kellelgi seisab ees ka äraminek ja see äraminek ei ole pigem valus, vaid see on nagu niimoodi, et vana on ära langenud, aga see uus, mis seal ees on, et seda me veel ei tea ja siis ongi võib-olla, sest inimeste jaoks on kõige keerulisem võib-olla just see tundmatus ja teadmatus, mis on selle kaardi väga suur tähendus. Ja võib-olla ongi niimoodi, et te lähete, osad inimesed kindlasti minu vaatajatest lähevad nüüd välja sellest seisakust ja lõpetavad selle seisaku ära, otsustavad enda jaoks väljuda ka illusioonidest ja sellest seisakust ja minna siis juba väga konkreetselt edasi. Ja paljude jaoks, tegu on kollektiivse lugemisega, eks ole, nii et ja paljude jaoks midagi ikkagi lõpeb. Ja paljudele on ka väga suur algus. No tunnetes ikka küll siin väga paljudele on siin oodata ikka väga kirge ja väga armastust ja sellist nooruslikkust ja siis kellelegi hakkab ikka väga see tähekene siin paistma ja nüüd tuli siis isikukaart ka, Pentaklite kuningas ja tuli uuesti muuseas, tuli karikate 7 alla, tuli uuesti karikate 7. Nii et osad inimesed ikka mul siin, mu poisid ja tüdrukud on ikka väga tugevates illusioonides. Ja võib-olla sellepärast see ongi takistanud, see illusioonides olemine, mis tuli topeltkaardina üksteise alla, ongi tegelikult teile tekitanud võib-olla seda seisakut. Ja et see on nüüd küll tõesti, see on nüüd hoiatus tõesti, et tulge nendest illusioonidest välja ja nähke seda maailma ja kõike seda, mis teie ümber toimub väga realistliku pilguga. Ja vaadake ikka seda, vaadake sellele tegelikkusele otsa, mis seal on. Nii, ma panen ära need veel 2 kaarti ja siis vaatame, mida siin on, mida siis need ütlevad. Nii. Oi, kui ilusad kaardid tulid siin. Hästi. Sellel nädalal on ka üheks kõige suuremaks märksõnaks perekond. Perekond, sest tuli Pentaklite 10, müntide 10, mis on ka materiaalsuse kaart. Siin on ka Pentaklite kuningas. Kellegi ellu nüüd tuleb ka see müntide kuningas, aga see kaart võib olla hoiatuseks ka natukene. Pentaklite kuningas. No tavaliselt see inimene ei ole vaba. Nii et kellegi ellu võib nüüd tulla siin ka mingi vaba mees, mitte vaba mees ühe sõnaga. Ja päris kindlasti väga paljudele tuleb kuskilt minevikust tagasi inimene, kes siis tuleb nagu hoopis teise tuulena ja võib-olla toob mingid mälestused. Siin võib olla tõesti niimoodi, et paarid, kes on lahku läinud, võivad uuesti kokku saada, mida iganes ühesõnaga. Ja hästi paljudel on nagu see nädal, novembrikuu on üldse tegelikult selline pime kuu ja mälestuste kuu.
ja selline, et hästi palju ka selliseid mälestusi on nagu siin selles novembrikuu viimaste nädalate energias, aga hästi paljudele on väga oluline perekond, viibimine perekonnaga, just oma lastega, sugulaste, tuttavatega. Ja siin tuleb nüüd ikka väga suuresti osas tuleb nüüd ülemõtlemine. Keegi mõtleb siin ikka väga üle. Ja see on siin ka selline. Nii, tegelikult tuli siit nüüd paar. Siit tuli välja nüüd paar. Pentaklite kuningas ja pentaklite kuninganna. Väga materiaalsed, väga kahe jalaga maa peal olevad isikud. Nüüd, siin ma ütlen nüüd küll ühesõnaga, et siit võib saada küll nüüd paar. Ühesõnaga, need on kaks inimest, kes on kahe jalaga maa peal ja kes ei ole nüüd esimeses nooruses. Need on nagu inimesed, kes on juba, võib-olla 50 pluss kindlasti, eks ole, 45-50 pluss, kes on midagi saavutanud ja nüüd paljudel on niimoodi, et nüüd need kaks inimest saavad siis nüüd siis kokku. Ma kordan veel kord, tegu on kollektiiviga, eks ole, kollektiivse ladumisega ja need energiat, millegi pärast ma pidin seda tegema. Ma ei tee tavaliselt, ma ei püstita mitte kunagi, ma teen videod ette ja ma ei püstita mitte kunagi ühte ja tähendab videosi, et ma olen juba täna ühe postitanud, eks ole, kogu tõde minu partnerist ja ma ei pane kunagi kahte videot ühel päeval, aga praegu ma millegipärast siin oli ja võib-olla ongi niimoodi, et need mõlemad inimesed ei olegi võib-olla, nad on olnud kunagi suhetes ja nüüd on nad siis kokku saanud ja või toimub siis mingi kokkusaamine või mingi, ütleme, selline, issand, kuidas eelmäng või ühesõnaga niimoodi, et valmistatakse ette teid võib-olla sellel nädalal, et te kohtute oma selle tõelise partneriga ja te olete mõlemad väga sellised ühesugused ja see on tõesti paar, sest väga harva tuleb kaardi ladumisel kokku tegelikult, sest pentaklite kuningas, nagu ma ütlesin, ei ole kunagi vaba mees, eks ole, aga kuna siia tuli ka pentaklite kuninganna, siis nad, ütleme niimoodi, et nad kunagi ei olnud vabad, aga praegu nad on vabad. Nii et, aga hästi paljudel on siin selliseid ülemõtlemisi ja enda nagu sellisesse kaitsepositsiooni panemine, et millegiga te olete saanud väga haiget aga siin on ka väga palju on uusi algusi, sellepärast et tuli ka mõõkade, küll ka mõõkade ässa, aga mõõkade äss on tegelikult täielikult sellise vana, ma löön mõõgaga läbi selle vana ja ma ehitan ülesse ainult uue ehitan ülesse ja umbes niimoodi, et mind see vana enam nagu üldse ei huvita. Aga hästi paljud loovad endale tegelikult siin suhte ja paljude ellu tulevad inimesed. Ja selles kaitsepositsioonil te olete tegelikult ainult sellepärast, et te täielikult mõtlete üle. See on ikka niimoodi, et te mõtlete ikka nii palju üle, et see ring tuleb, istub teie õla peale, eks ole, ja ta tahab ka teile öelda, et rahune nüüd maha, eks ole. Ja kellegil on see tähendab nagu hästi palju nagu mingi, sest siin on jälle keegi, kes on nagu läinud. Ja siis, et see jääb siis nagu see ülemõtlemine ja sellest ülemõtlemisest tuleneb kindlasti ka see kaitsepositsioonil olemine. Nii, vaatame veel siis natukene, võtaksin 2 kaarti veel, novembri viimane nädal, eks ole, ja täiesti uued algused ja sellised, natukene võib-olla sellised ja tuli jälle, väga, väga hea kaart. Keegi, see on minikeisrinna, pentaklite 9 ja see nädal on nagu tegelikult, sorry mehed, mu poisid, eks ole, aga see on niisuguste ägedate, enesekindlate ja oma elus juba mõndagi saavutanud naiste nädal. Pöörake mehed ringi, eks ole.
et siin on väga palju selliseid väga mõnusaid naise energiaid on nagu mängus ja siin ongi niimoodi, et kõik, mida te tahate, pange nagu ühesõnaga, pange nagu ennast, viige need soovid nagu lõpuni, te ei jõua seda kindlasti teha novembri viimasel nädalal, eks ole, aga see kõik, ühesõnaga, pangegi mingid alged nende oma soovidele või millele iganes siin. Ootame natukene veel siis peaingli tarokaartidega, millised energiat või mida nagu toob, on siis selles novembrikuu viimases nädalas. Millised energiat, mida nagu tuleb. Rahu tuleb. Lase minevikul minna, ees on rikkalik tulevik, lase lahti ja luba Jumalal end juhendada. See tuli mul ka minu meelest nädalavahetuse või Facebookis, otsige üles ka minu Facebooki samanimeline see Facebooki lehte ja seal ma panen päevakaarte ja seal on sellised niisugused päevalaused ja seal ma ei tee ühtegi videot, see on hoopis teine ja seal tuli ka rahu. See on tegelikult selle transformatsioonikaart, ühesõnaga. Ja tõesti, lase minevikul minna, et siis kaovad ära ka need seisakud, eks ole, igasugused ülemõtlemised, mida te kindlasti mõtlete minevikuga seoses, igasugused illusioonid, kus te ei ole millegipärast kõik veel suutnud välja tulla ja siin on ka väljakutse, mille saad lahendada, hoia eemale teiste konfliktidest, ole kannatlik enda ja teistega. See on nüüd ka jälle selline, viied on alati kriisikaardid ühesõnaga ja siin tuligi see, et te nagu olete valvel, olete ehitanud endale mingisuguse valvsuse, samamoodi on see Gabrieli 5 ka, et te nagu võitlete, mõtlete üle, eks ole, ja te võitlete võib-olla nende asjade pärast, mida tegelikult võib-olla see on jälle see Don Quixote, et kes võitles tuuleveskitega, eks ole, ja lõpuks siis sai surma, eks ole, et miks pärast peab üks inimene minema võitlema tuuleveskitega, et siin on ka nagu natukene see, et Gabrieli 5, eks ole, et te olete nagu mingisugused ülemõtlemisest olete te mõelnud endale välja ka ilmselt mingisugused probleemid. Aga kuna on, lase minevikul minna, siis tegelikult hästi suureks märksõnaks siin ongi nagu see, et transformatsioon ja vabastage see minevik. Vabastage see minevik ja muidu ei saa minna nagu edasi. Võitle õigluse ja võrdsuse eest. Otsused tehakse sinu kasuks, ära anna alla. Kellel on nüüd siin? Ma ei vaata kohtuasju, tegelikult mitte kunagi, aga kellel on nüüd mingisugused kohtuasjad pooleli või mida iganes ühesõnaga, võib-olla on see, selleks on kohtunikud, selleks on advokaadid, selleks on prokurörid, kes teevad oma tööd, aga natukene võib-olla mingisugune õiglus kellegi nagu tuleb, võib-olla kes on oma abielu lahutamas või midagi. Et see võib-olla puudutab tõesti, ainult nagu neid, ma rohkem ei hakka. Teate, 3 suurt arkaani ja taipamine, rõõm läbi vaimse kasvamise, valgusta teisi, vastused, mis tulevad meditatsiooni käigus. Teil tuli, ma panin 1 nädala kaardid ja teil tuli 3 suurt arkaani. Rahu, mis on transformatsioon, see on surmakaart tegelikult, õiglus ja taipamine. Läbi selle suure transformatsiooni, läbi mineviku, mahajätmise. Hästi paljud on hästi suures transformatsioonis praegu. Saavutatakse mingi õiglus ja läbi selle te taipate, et nii tegelikult enam edasi minna ei saa, et see pole võimalik. Ja kui te saate ise sellest aru, siis on nagu kõik võidetud. Siis võidetaksegi see õiglus, eks ole. Ja te saate võib-olla aru, et te nagu mõistate seda, et sa ei ole ise ka võib-olla kõiki asju teinud päris õigesti, eks ole. See tunnistamine, see taipamine ja
see, kui te saate nagu võib-olla aru, et mitte kõik ei ole ainult teiste vigadest, siis te saavutate rõõmu läbi vaimse kasvamise. Valgustage teisi vastused, mis tulevad meditatsiooni käigus. Ma ei tea, ma ei võtakski rohkem midagi. Võtame ühe siit veel, vaatame siis, mis on. Ja millegipärast ma tegin selle ladu ja karikate 10. See on armastus ja õnnistused täidavad su elu, harmoonilised suhted pereliikmetega, õnnelik lõpp. Mis tuli siit siis, võtame siis välja need, mis siis lõpuks on siis, eks ole, perekond, pentaklid, eks ole, ja tuli ka karikate 10, mis tegelikult on karikate 10. Ja keegi alustab siin küll. Tuleb armastus, tuleb hingesugulus. Kui te võtate, kui te usute kaksikleeki, no uskuge siis ja võib tulla ka siis see kaksikleek ühesõnaga. Ja tuleb pentaklite kuningas, kuninganna, eks ole, paar. Nad loovad kodu, väga materiaalne, on ka materiaalne algbaas on olemas ja sellelt ehitatakse midagi veel edasi. Transformatsioon, õiglus ja taipamine ja need ülemõtlemised ja jätke need nüüd siis kuskile minevikku ja see on kõik. Olen Auli ja mul on väga hea meel, et te olite minuga siin selle väikese aja ja mis ma teile seda ladumist tegin. Ja kui te soovite siis isiklikku ladumist, siis võtke minuga ühendust auli.maagiline@gmail.com ja minu meiliaadress on ka siin all. Ja kui teile selle meeldis, siis likeige, kommenteerige või mida iganes, see on teie vaba tahe. Ja uute kohtumisteni!